Hei, tere tulemast sellesse ülevaatesse, kus me võtame pulkadeks lahti ühe tõeliselt monumentaalse ajaloolise nihke. Me räägime sellest, kuidas ühest väga piiratud keskaegsest maailmapildist kasvas välja see sügavalt omavahel seotud globaalne ühiskond, mida me täna tunneme. See on lugu tohutust julgusest, aga samas ka piiritust ahnusest, erakordsetest avastustest ja ränkadest tagajärgedest, mis kestavad tegelikult sajandeid. Nii et hakkame pista. Alustuseks mõelge korraks ülele üsna intrigeerivale asjale. Enne 15. sajandit oli eurooplaste arusaam meie planeedist ikka uskumatult ahtake. Nende maailmapilt piirdus sisuliselt oma kodukontinendi, Põhja-Aafrika ja killukese Lähis-Idaga. Kõik, mis jäi kaugemale, tugines lihtsalt legendidele või haruldastele reisimeestele, nagu näiteks Marco Polo, kes käis 13. sajandil Hiinas ja Indias. Suurem osa planeedist oli Euroopa jaoks täielik must auk. Lihtsalt üks pime laik kaardil, kus legendide järgi elasid merekoletisid ja igasugu müütilised olendid. Okei, vaatame lühidalt üle meie tänase teekonna. Esiteks uurime, miks üldse sinna tundmatusse mindi. Seejärel räägime kuulsatest maadeavastajatest ja nendest pööraselt karmitest merereisidest. Kolmandaks vaatame konkistadoore ja impeeriumite langemist. Sealt edasi liigume kultuuride kokkupõrke ja esimeste inimõiguste teemadeni ning lõpetame sellega, kuidas tekkis täiesti uus majandus ja millise hoobi sai loodus. Uurime, kuidas üks piirkondlik kaubandustüli lükkas käima doominoefekti, mis muutis kogu maailma. Nii, meie esimene peatus, miks üldse mindi ohtlikule merele? Me peame mõistma seda meeletut poliitilist ja majanduslikku survet 15. sajandil, mis sundis eurooplasid turvalisest kodusadamast lahkuma. Kujutage nüüd ette olukorda. Osmani türklased lõikavad sisuliselt läbi kõik vanad Vaemere kaubatead idamaadega. Bum! Euroopas tekib hetkega terapuudus väärismetallidest ja idast toodud kaubad, eriti võrtsid, muutuvad vahendajate tõttu lihtsalt absurdselt kalliks. Sõna otseses mõttes tavalise pipra või muskaatpähkle eest võis osta lausa kinnisvara. Teiselt küljest oli see idamaade lubadus. Kõiki uskusid, et India uppub rikkustesse. Lisaks liikusid ringi müüdid kusagil Aafrikas elavas preester Johannesest ja tema võimsas kristlikus kuningriigist, keda loodeti appi kutsuda moslemite vastu. Nii et see avastusretkede plaan polnud pelkalt päri, see oli samal ajal ka täiemööduline ristisõdijate projekt. Aga kuidas see füüsiliselt võimalikuks sai? See on see koht, kus mängu astub tehnoloogia. Magnet, kompass ja täpsemad rannikukaardid olid juba olemas, aga tõeline läbimurre oli uus laevatüüp, karavell. See oli suhteliselt väike, madala süvisega ja kolmnurksete puridega laev, mis lasi meremeestel loovida lausa vastu tuult ja uurida tundmatuid madalaid rannikualasid. See andis neile vabaduse minna sinna, kuhu varem ei saadud. Hiljem muidugi, kui ookeani ületused muutusid rutiiniks, ehitati nende põhjal juba palju suuremad laevad nagu Karak ja Galeon. Liigume nüüd teise teema juurde. Kuulsad maade avastajad ja maailma ootamatu laienemine. Kui tehnoloogia oli paigas, algas tõeline võidujooks. Mis mind selle ajastu puhul alati hämmastab, on see tohutu tempo. Vaadake seda. 1487 jõuab Dias Aafrika lõunatippu ja murrab portugallaste hirmu, et ekvatoril vesi keeb ja paike põletab laeva tuhaks. Juba 1492 teeb Columbus oma kuulsa ja täiesti valesti arvutatud reisi läände, olles kindel, et jõuab Indiasse, aga avastab hoopis Pahamaa. 1498 purjetab Vasco da Gama päriselt ümber Aafrika Indiasse. Ja siis, kõigest paarkümmend aastat hiljem, 1519, teeb Magallaesi laevastik esimese täistiiru ümber maakära. Uskumatu kiirus, kas pole? Aga teeme siin väikese pausi ja oleme reaalsed. Need ei olnud mingid mõnusad kruiisid. See laevaelu oli lihtsalt õõvastav. Me räägime väikestest puukünadest, umbes tänapäeva linnaliini bussi suurustest, kus 10 mehed elasid kuid või aastaid ninapidi koos. Kujuta ette seda absoluutset eraldatust. Nad võitlesid pidevalt kaardistamata karide, riknenud toidu ja puhta kurnatusega. Skorbuut ehk C-vitamiini puudus tappis mehi sadade kaupa. See oli tohutu füüsiline ja psühholoogiline põrgu ning kurb tõde on see, et enamik neist meestest ei jõudnudki kunagi tagasi koju. See karm reaalsus viib meid otse kolmanda teemani. Räägime konkistadooridest ja sellest, kuidas äsja leidud maad asuti halastamatult koloniseerima. Kohe, kui avastajad olid esimesed kaardid joonistanud, saabusid nende kiiluvees konkistadoorid. Need ei olnud maade uurijad. Need olid karastunud ja sageli väga halastamatud Hispaania palgasõdurid. Nende ülesanne oli kristallselge: vallutada maad, pumpata sealt välja kogu võimalik kuld ja hõbe ja allutada kohalikud iidsed impeeriumid Hispaania kroonile.
ja siin on üks number, mis on lihtsalt hullumeelne. 500. Aastatel 1519 kuni 1521 suutis Hernan Cortés hävitada hiiglasliku, miljoneid inimesi hõlmava Azteekide impeeriumi väesalgaga, kus oli vaid umbes 500 meest, 13 hobust ja paar algelist suurtüki. Kuidas on võimalik, et terve kontinent langes käputäie meeste ees? Asi polnud kaugeltki ainult tehnoloogias. Jah, püssirohja hobused, mida kohalikult polnud kunagi näinud, hirmutasid neid korralikult. Aga vallutajate tõeline trump oli hoopis kavalus ja manipulatsioon. Nad mängisid kohalikud hõimud üksteise vastu välja, toetades neid, kes vihkasid Azteekide keskvalitsust. Nad kasutasid ära kohalikke müüte ja mis kõige tähtsam, nad tegutsesid fanaatilise, ristisõdija veendumusega, mis ei jätnud ruumi mingitele kahtlustele. See tegigi nad nii ohtlikuks. Jõuame 4. plokkini. Kultuuride kokkupõrge. See täiesti erinevate maailmadeni brutaalne kokkupõrge ei saanud Euroopas märkamata jääda. Euroopa intellektuaalide ja vaimulike seas lahvatas väga põletav küsimus, kas selline vallutussõda on üleüldse õiglane, kas meil on õigus põliselanikke sõjaliselt alistada ja orjastada või on tegemist inimestega, kellel on oma õigused ja keda peaks hoopis rahumeelselt Kristusesse tooma. See on sisuliselt esimene tõsine inimõiguste debatt ajaloos. Muidugi paljud pooldasid toorest jõudu, et kaevandustes tööjõudu kindlustada, kuid siin astus esile üks väga oluline kuju, dominiiklasest missionäär Bartolomé de las Casas. Ta nägi seda hispaanlaste julmust oma silmaga ja temast sai põlisrahvaste väsimatu kaitsja. Ta raius Hispaania kuningale, et indiaanlasi saab ristida ja nendega koos elada täiesti rahumeelselt. Ja teate mis? Tema jutt mõjuski. See viis reaalselt 16. sajandi keskpaigas uutes seadusteni, mis vähemalt paberil keelasid kohaliku orjastamise ja pakkusid neile teatud õigusi. Nii, ja meie viimane, 5. teema. Kuidas see kõik muutis maailma majandust ja loodust, sest need tagajärjed olid kolossaalsed? Esiteks, toimus täielik geograafiline võimunihe. Sajandeid olid rikkuse keskusteks olnud Vahemere ja Põhjamere linnad nagu Veneetsia, Genova või Lübeck. Kuid uued Ameerikast saabuvad laevad laadungiks hõbe, mais, kartul ja tubakas tõstsid esile hoopis uued Atlanti sadama linnad. Amsterdami ja Sevilla dokid muutusid hetkega maailma nabaks, samas kui vanad keskused kaotasid lihtsalt oma tähtsuse. Kogu see Ameerikast Euroopasse voolav hõbe tundus algul nagu ünnistus, aga tegelikult lõi see majanduse täiesti rivist välja. Koos rahvastiku kasvuga tõi see kaasa meeletu inflatsiooni. Kujutage ette, et kõigest 150 aasta jooksul tõusid tavaliste toidukaupade hinnad Euroopas 4–6 korda. Lihtinimeste jaoks oli see täielik katastroof, mis tekitas meeletult sotsiaalseid pingeid. Ja siis muidugi see uue majanduse kõige süngem osa, kolmnurkkaubandus. Kuna eurooplaste toodud haigused nagu ruuged niitsid Ameerika põliselanike katastroofilise kiirusega, tekkis uutes kaevandustes ja istandustes tohutu tööjõupuudus. Lahenduseks leiti kõige jõhkram võimalik viis. Pöörduti Aafrika poole. Inimestest tehti sõna otseses mõttes ressurss. Alguses said tööstuslikus mastaabis Atlanti-ülene orjakaubandus. Terved Aafrika piirkonnad jäid arengust kõrvale, samal ajal kui Euroopa kogus selle pealt enneolematu rikkust. Ja muidugi ei saame rääkida sellest ajastust ilma keskkonda mainimata. Eurooplased tõid Ameerikasse kaasa oma loomad, lambad, lehmad, sead ja hobused. Nende jaoks oli vaja karjamaid, nii et iidseid metsi raiuti ja põletati halastamatult. See tõi kaasa tohutu mullaerosiooni. Lisaks tehti varasemast elurikast loodusest hiiglaslikud monokultuursed istandused, kasvatades näiteks ainult suhkruroogu või tubakat. Tulemuseks olid tohutud viljatud tühermaad seal, kus kunagi lokkas metsik loodus. Lõppude lõpuks kogu see ressursside pumpamine ja inimeste ümberjagamine ehitus üles need hiiglaslikud koloonialimpeeriumid Hispaania, Portugal, hiljem Holland, Inglismaa ja Prantsusmaa. Seda kõike juhtisid kauged asevalitsejad ja toitsid Ameerika tooraine ning Euroopast põgenevad immigrandid. Ülemvõimu säilitamiseks käis pidev halastamatu meresõda riikide lavastike ja muidugi krooni poolt toetatud piraatide vahel. Nii me olemegi jõudnud ringiga lõppu. Ma jätan teid täna ühe mõttega. See maade avastuste ajastus sildas vaildamatult need tohutud distantsid ja ühendas meie planeedi üheks tervikuks. Aga mis oli selle ühendamise tegelik ja pöördumatu hind kohalikele rahvastele ja loodusele? Need sajandeid tagasi tekkinud majanduslikud ja keskkondlikud armid on paljuski need, mis kujundavad meie maailma veel tänaselgi päeval. Aitäh, et olite minuga sellel avastusretkel.